Tere! Meil oli jälle meeldiv võimalus sisse lülitada oma kaamerad ja mikrofonid, et salvestada üks huvitav intervjuu ja puhuda törts töömehe juttu. Selleks töömeheks on Alar Ojastu. Kohe kuuleme ja vaatame lähemalt, mis mees see Alar siis on. On raske leida inimest, kes oleks osalenud mõnel Alari koolitusel ja kes ei peaks seda üheks oma elu väärtuslikumaks koolituselamuseks. Tehtud töö kvaliteet teenis Alarile Euroopa Kultuuri Pealinn 2011 ametliku külalislahkuse koolitaja tiitli. Tema mahukasse kogemuste pagasisse kuulub isikliku ettevõtte pankrott, jalule tõusmine koolitusfirmas Vaine partnerid, saadud õppetundide toel portaali sisustus.ee asutamine, elu ja töö Austraalias ja AA staatusega koolitusfirma loomine aastal 2010. Alar elab pool aastat Eestis ning ülejäänud aja töötab ja täiendab end väljaspool Eestimaad. Meil on hea meel, et meil õnnestus jäädvustada osake tema elufilosoofiast. Kõikide tegude aluseks, mis iganes nagu asju sa teed, on selline usk, et see, mis ma teen, et sellel on mingi point. Ja ma arvan, et inimesed jäävad nagu tihti hätta muutuste ellu või läbiviimisel elus. Seepärast nad ei julge, pole seda nagu eneseusku ja powerit. Me nii tihti tunneme, et midagi oleks vaja teha, aga siis meil on komme näidata näpu, ehk keegi teine peab mingid asju ära tegema. Ja siis on juba lihtne vinguda, et miks keegi ei tee midagi. Miks keegi ei paranda neid asfaldiauke. See ei tähenda, et sa pead nagu ise neid asfaldiauke parandama. See, et sa vingud, eriti minu meelest on nagu vingumine selline asi, mis juhi tasandil on peaaegu lubamatu. Ma ükspäev mõtlesin just selle peale, et inimajalugu on selles suhtes huvitav, et lihtne on anda hinnangut, et kui palju halba kogu aeg maailmas toimub või näiteks võttes 20. sajandi sõjad, et issand, mis juhtus ja milliseid ebainimlikke asju me oleme teinud. Samas kui võtta nagu seda hetke, kuhu me täna välja oleme jõudnud, just täna see praegune päev, just sellised mälestused, mis sinu elus on, kõik ilus, mis elus on tegelikult juhtunud meie elus. Suure tõenäosusega sellest väga palju või võib-olla poleks seda üldse, kui ei oleks toimunud neid sõdasi või toimunud üldse ajaloos, kui mingi asi ajaloos oleks teistmoodi, see on fakt, et tänast päeva sellisel kujul ei oleks, sest kõik on põhjus ja tagajärg, eks ju. Ja kui võib-olla ei oleks olnud neid maailmasõdasi, siis poleks kellegi vanemad tuttavaks saanud, me istuks siin või istuks mingid teised inimesed siin, eks ju, ja ajalugu oleks läinud teistmoodi. Et kokkuvõttes kõik, mis on pidanud juhtuma, kunagi on väga vajalik olnud, et see hetk saaks praegu olla. Ja selle loogika järgi ei ole ka võimalik äris reaalselt vigu teha, seepärast absoluutselt, mul tekkis selline hästi selge nagu taju. Ma mõtlesin tagasi nendele hetkedele oma elus, kus mul on olnud väga raske, näiteks võtame isiklikust elust, kui on olnud mingi lähisuhe ühe inimese, keda näiteks ongi peas on selline plaan, sa oled selle inimesega terve elu koos ja siis sa lähed lahku. Ja siis see tundub see hetk, nüüd kogu su maailm kukub kokku. Kuid ma usun, et ei ole olemas inimest, kes oleks samas olukorras olnud, kus ikkagi mingi asi on katki läinud, algul on jube valus, aga kui nad lõpuks saavad kellegi uue inimesega tuttavaks või siis saavad iseendaga tänu sellele kogemusele aja jooksul paremaks tuttavaks, siis lõpuks nad tahavad ikka kõik öelda aitäh sellele eelmise elukaasale, aitäh, et sa mu maha jätsid või aitäh, et see asi lõppes, sest tänu sellele olen ma täna siin, kus ma olen ja see on parem. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, ja teine variant, kui mul oli 2008 kinnisvara turul, kaotasin oma raha ja olin nagu hetkega olukorrast, kus ma justkui tundus, et kõik on hästi olukorras, kus mul ei olnud mitte midagi, ma pidin toidu söömiseks raha laenama. See tundus mulle see aeg just selle olukorra keskel, nagu kuidas nüüd ebaõiglus võib valitseda, et nagu oleks mingi jumal või mis iganes jõud olemas, et siis ei ole võimalik ju, et nii halvasti saab minna, et ma olen ju positiivne inimene, loen mingeid häid raamatuid, miks mul läks nüüd nii. Tagantjärgi ma vaatan, kui ei oleks ju juhtunud neid asju, et elu ei oleks mind nurka surunud too hetk, siis võib-olla ma oleks ka koolitajal, mis ma nüüd täna teen seda, mida ma tohutult armastan. Siis ma rääkisin, et tahaks hullult koolitada, tahaks teha, mida ma armastan, aga olid terve tunnik põhjusi, mul ei ole veel raha ja veel ei ole õige aeg, et ikka peaks kuskilt, just see põhiasi, et peaks kuskilt raha saama. Et siis mul on äkki mingi reserv, et teha seda, mida ma armastan. Aga tänu sellele, et mul oleks too hetk nii raskelt, siis ma pidin hakkama tegema seda, mida ma armastan ja täna mul läheb hästi. Ehk kokkuvõttes ma saaks öelda aitäh igale elukaaslasele, kes on mu kunagi suhtetooet lõpetanud. Ma saan öelda aitäh elule selle eest, et mul justku oli sükene nagu raskus, sest tänu sellele on tänane hetk. Ja kui ma mõtlen nüüd juhtimise seisukohalt, siis ei ole suurendusega olemas ühtegi asja, mis keegi ükski töötava kolleeg, äripartner saaks teha.
millel aastaid hiljem või kuid hiljem me ei saaks öelda aitäh, et sa tegelikult seda tegid, sest tänu sellele läks asi paremaks. Alati on läinud. Seega ma arvan, juhina on ääretult oluline täna ikkagi anda aru, et vigu väga ei ole võimalik ettevõttes reaalselt teha, et kõik vead, mis juhtuvad, on kasvu aluseks. Ja see aitäh on hästi oluline asi, mis peaks tulema töö juurde, et sa tänaksid inimesi mitte ainult nende asjade eest, mis on nagu väga hästi, kuigi ma näen, et Eestis on tohutu probleem juba seal, et ei tänata asjade eest, mis on hästi, ei tunnustata nendel hetkedel, kui häid asju tehakse. Aga ka põhimõtteliselt nagu säilita sükest rahu, okei, praegu on süke olukord, tundub, et Martin nagu keeras mingi sita, aga ärme nagu näe seda nii kitsalt, sest me ei tea, kuhu see asi meid välja viib. Tuleme nüüd kokku ja arutame, mis me selle olukorraga teha saaksime. Sest võtta see hetk, kui ma muutun emotsionaalseks töö juures, tekitan enda sisse pinge. Automaatselt juhina kogu minu kollektiiv läheb ka pingesse, sest mu näos on niisugune nägu, et on mingi probleem. Kõikide loovus läheb, see on fakt, inimese loovus läheb see hetk kinni, kui ta on pinges. Ja seetõttu peaks just sükse juhi koju saatma, et kui sa närvis, sa ei saa tööl olla, sest see on ju fakt, kui sa pole keskendunud, mõtled mingite probleemide ja murede peal, mis tegelikult on õnnistused ajas, siis see hetk sa ei saa oma tööd normaalselt teha. Seega ma olen täna jõudnud sinna maani, et me ei vaja enam väga palju, ma võiks isegi öelda, et ma olen täitsa veendunud, et selleks, et maailma probleemid lahendaksid, selleks, et ettevõtted saaksid turupositsioonis, turukonkurentsi tingimustes nagu teha hüppelisi kasve. Me ei vaja enam ärilist nõu. No mis ärilist nõu siin veel on anda? Me teame põhimõtteliselt kõike, kuidas raamatupidamine peaks korras olema, et see pluss-miinus seal oleks paigas. Me teame tänaseks seda, et inimesed on selles suhtes olulised, et kui me andekaid inimesi ei võta tööle, siis andetud tüübid just selle külje pealt andetud, kuidas asi ei huvita, kes käivad lihtsalt tööl, seepärast kuskil peab tööl käima. Ei ole võimalus tulemusi saada, ehk ääretult oluline leida see õige meeskond. Aga kui paigas on see, et keegi tegeleb finantside poolt, kui õiged inimesed teevad õiget asja, siis kokkuvõttes taandub kõik ikkagi sellele, et me ei vaja nõu, kuidas teha paremini äri, vaid me vajame kogu aeg nõu, kuidas elada oma elu paremini. Kuidas oleks rohkem seda rahu, seda vaikust ja seda niisugust võimet keskenduda ja teha häid otsuseid. Mu meelest on see kõige alus. Olemas on ju ütlus, et igaüks on milleski erakordne. Et siit ma sinu jutust praegu loen välja selle, et sul oli raske, siis sa mitte pigem ei läinud nagu seda lihtsamast teed, et ma lähen endale lihtsalt sissetulekut garanteerima mingit baastaset, vaid sa otsustasid hakata seda tegema, mis sulle meeldib või mida sa armastad. Tõenäoliselt sa hakkasid tegema seda, milles sa oled erakordne. Et võib-olla siis siit ongi, loen välja sinu jutust, et soovitus ettevõtjale, et kui ta tunneb, et on mingi barjääri, et siis ta võib-olla ei tee seda, mida ta armastab. Kas seal võiks teha sellist radikaalset muutust, et kas see võiks olla soovitus? Mu töö on mind hästi põhjalikult pannud uurima Gallup Group, mis on maailma number 1 uuringute ettevõtte era- ja riigisektoris. Mis on just need statistilised numbrid, mida on võimalik välja võtta ükskõik milliste olukordade kohta. Ja praegu alates septembrikuust on statistika selline, et lääne ühiskonnas, Eesti kuulub sinna alla, teeb ainult 1 inimene 10 iga päev seda töö juures, mis talle loomult nagu sobib. Loomult sobiv tähendab seda, et seda tööd tehes ma tunnen, et ajataju just kaob ära, et aeg seiskub ja mul on nii lihtne keskenduda, sest mitte ainult see asi ei ole mulle huvitav, aga kuidagi ma saan aru, ma nagu teen seda asja ja kõik on lihtne, kerge, isegi kui on mingisugused takistused selles protsessis, siis need ei peata mind väga, ma saan just powerit isegi juurde, ma vabatahtlikult hakkan otsima nagu vastuseid nendele asjadele ja mul ei ole sellist väsimist selle protsessi käigus. Aga see statistika on selles suhtes ju karm, et kui 1 inimene 10 saab väita, et ta niimoodi elab, siis mida need 9 tükki teevad? Need käivad töö juures ja nad ei ütle, et nad saavad iga päev teha seda, mida nad loomult armastavad, mis tähendab, et iga päev nad istuvad mingi laua taha või lähevad mingisse ruumi, kus neile ei meeldi olla. Automaatselt, kui sulle ei meeldi olla, vaevalt sa viitsid nagu tohutult häid suhteid inimestega arendada, sest sa ei ole ju ise rahul endaga. Sul ei tule ühtegi loomingulist ideed, sa vaatad kadedusega kõiki neid, kellel tekivad loomingulised ideed. See kadedus omakorda tekitab süüdistamist, sest sa ei taha ju vahele jääda kui nagu ambitsioonitu või rumal või innovatsioonivõimetu. Ja siis sa poed igasuguste põhjuste taha, miks ei saa tööd teha.